aga ilusalt neljapäeva õhtut, vihm on järele andnud, tere õhtust, ma ei tea, kas teil ka päike paistab või? päike paistab, nii-öelda laratab täitsa, Lajatab. lajatab täitsa vastu nägu. Ma ütlesin Talisele, et ilm on nii ilus, et sellisega ei oska kohe nagu pihta hakata midagi. Te ei tea kohe, kuidas olla, sest ei ole harjunud üldse. Aga väga tore. Aga täna me pidime rääkima siis jah, mõnest täiesti uuest tootest ja mõnest uuest tootest ja siis mõnest programmist. Jah, jah. Et alustame siis sellest täiesti uuest Jah, tootest. noh, nii nagu me lubasime, et selles nii-öelda kuulutuses, et räägime kõigepealt sellest uuest aparaadist, mis meil nüüdsest saadaval on. Ja Talis jagab pilti ja me pikalt ei räägi, sest see lehel on ka seda informatsiooni päris palju. Ma ei tea, kas keegi teist oli ka sellel koolitusel, vaatas seda koolitust, mida oli võimalik vaadata, aga ütleme, et kellel on Dermasonic ja siis nüüd see uus on ikka, ma ei oskagi öelda, kui palju kordi parem. Ta on see tehnoloogia nii palju uuenenud ja selline fakt on ülioluline teada, et terves Euroopas, on ju, terves Euroopas ei ole sellele aparaadile võrdväärset aparaati koduseks näohoolduseks. Et see on väga-väga oluline fakt teada, et kui kvaliteetne, kui tõhus see on ja ma lihtsalt hästi kiiresti räägin, et mitte ei ole kaks masinat, vaid tal on, näete seal nagu väike ekraan ja tal on võimalik valida siis kaks erinevat funktsiooni. Ja Derma-arhitekt, nagu ta ütleb, Dermis on ju see nahakiht, mis on see, mitte see pealmine kiht, aga see sügavam nahakiht ja see töötab siis selle sügavama nahakihiga, see aparaat ja tal on kaks funktsiooni, üks on see skin fitness, mis teebki nahka elastsemaks ja nahka parandab nagu naha elastsust ja sellist naha tooniühtlust ja siin on koguni öeldud, et kollageeni tootmist suurendab 90 sekundiga, et kohe, et noh, miks meil nahk vananeb, ongi see, et need kollageeni kiud väsivad ära ja nahk ei ole enam selline prink ja see protsent on ka, et 411% parandab kollageeni tootmist, suurendab 90 sekundiga, nii et mingi film oli, sekundiga oli vaja auto ära varastada või kadunud 60 sekundiga. 60 sekundiga, näed, et 90 sekundiga nüüd tehakse kollageeni. Ja et ma ei hakka nagu väga põhjalikult rääkima ja teine funktsioon on siis see, mis tõhustab siis kogu selle Skin Nutritioni toodete omastamist ja tõhusust ja kõikide nende toitainete imendumist. Ja siin kiiresti ütleme, et see fitness programm kasutab siis raadiolaineid ja need raadiolained aitavad lahustada vana kollageeni ja uue tootmist ergutada, siis on ultraheli kasutab, mis aitab siis neid kollageeni valkusid aktiveerida, viib energiat sinna dermakihti ja siis on veel punane LD-valgus, mis kohe ütleb, pehmendab ja rahustab nahka, eks. Ja teine funktsioon on siis see Skin Nutritioni funktsioon, et ta tõhustabki nende fütotoitainete imendumist, siis on need erinevad keerulise nimega, Talis pani sinna kuulutusse ka need keerulise nimega funktsioonid, aga näiteks üks nendest avab siis mikropoorid ja siis see ioon, see sõna, mis algab iooniga, see iooni funktsioon, see oli minu arust väga huvitav. Ioon toforees, jah. No see on nii keeruline, et tegelikult igaüks näpuga sealt, ma arvan, et see ei peagi peas olema. Aga peale kolme õlut on see päris. Tuleb vabalt välja. Tuleb vabalt. Et teate, see oli väga huvitav, et sellel aparaadil on, et vaadake, et on pluss- ja miinuslaeng. Et seal oli näiteks jutt sellest, et kui aparaadil on miinuslaeng ja
ja see C-vitamiini seerumil näiteks on miinuslang, et kuidas see toimib see ioontoforees, siis miinused, need tõukuvad ju. See tähendab seda, et kui ma panen selle miinuslaenguga C-vitamiini seerumi näiteks oma näo peale ja siis kasutan seda aparaati, siis see tõukab seda seerumit sügavamale, kui ta kunagi varem on saanud minna. nii et, nii et ja kõik need imenduvad paremini, need fütotoitained, mis meil Skin Nutritioni sees on. nii et sa võid selle pildi ära panna ja muidugi siin ju kohal ma kohe siis soovitan ka, väga soovitan needsamad uued seerumid ja kindlasti koos C-vitamiini seerumiga, et see oleks, no võta maksimum ikkagi, et nii-öelda nagu siin reklaamis öeldakse, et selle aparaadiga viige oma nahahooldus uuele tasemele ja loomulikult, et selleks saab neid seerumeid kasutada, et see on mingi täiesti uus tase, nii et ma väga pikalt rohkem ei räägiks, aga mis on väga tore, et seda saab tellida järelmaksuga, et meil täna seda veel näidata ei ole, aga me tellisime ta järelmaksuga, nii et aparaat saabub meile, ma arvan, järgmisel nädalal. Et siis ma juba katsetan ja saan öelda, nii et suurepärane võimalus järelmaksuga tellida. Nüüd küll kuni juuni lõpuni tuleb tellides kaasa ka see tasuta see keel, mis seal on selle aparaadi juures. Aga järelmaksuga saab siis tellida uuest kuust igaüks, kes soovib. Nii et mina olen väga põnevil. Seerumid ilma selle aparaaditagi töötavad minu meelest väga hästi. Et kui keegi on kasutanud, siis teab. Nii et kunagi ei saa olla liiga ilus ja näed, Kaisa vehib seal ka oma purgikesega, nii et väga tore. Ilu ei ole kunagi ülearu ja lihtsalt see on tervise ja enesetunde küsimus tegelikult. Vot niimoodi, nii et nii palju sellest uuest aparaadist ja nendest seerumitest, et noh, ühesõnaga mina olen väga põnevil, väga põnevil. Ma loodan, et sina ka. Mina olen ka väga põnevil. Et kusjuures seda uut aparaati võivad mehed ka kasutada, see lääpsiga oli see eelmine aparaat, mis tuli ka see lääps, et seal oli näiteks see puhastusfunktsiooni, et meestel mitte kasutada, et kuna neil on see habe ja siis kuidagi seal võib mitte väga hästi mõjuda. Kas see oli enne habe ajamist või pärast habe ajamist? Sa arvad, et käiks see näo üle, sellega polegi habet vaja ajada või? No nii päris ei tööta, aga lääps pole ka meie tänase õhtu teema. Nii et see on minu meelest üks väga suur edasiminek jälle meie võimalustes ja just see, et ma kirjutasin siin üles sellest koolitusest ka, et ta katab ära, et ta on tõesti unikaalne ja ta katab ära kõige populaarsemad nagu salongi protseduurid, mida inimesed kõige rohkem tahavad teha. Et ta katab kõik selle valdkonna ära, mida tehakse ja ta tõesti on unikaalne, nii et Euroopa turult sellele võrdväärselt ei leia. No võib-olla on, ütleme, mingi funktsioon on eraldi. No eraldi funktsioonina, aga et ta kõiki neid asju teeb, et üks seade, 2 funktsiooni ja 6 erinevat tehnoloogiat. Ja termoarhitekt, see tähendab arhitekt ju, see on ehitab, eks ole, ta ehitab meie nahka justkui nagu uuesti. Et ega seda kollageeni nagu väga lihtne aktiveerida ei ole. Ja siis vaatame, mis ta teeb. Nii, aga läheme nüüd järgmise teema juurde. Jah. Ja järgmine teema on meil tegelikult terviseprogramm ehk siis kuidas olla ja püsida terve. Just me räägime nagu terviseprogrammist, millega kaasnevad siis ka sellised positiivsed hüved nagu energiatõus, kaalulangetus, kui soovid, ja raha. Aga enne raha veel tervisenäitajate paranemine, et kellel on vererõhu probleem, kellel on kolesterooli probleem, kellel on liigeste probleem, igasugused erinevad tervisenäitajad saab korda või vähemasti palju paremaks. Ja et me räägime siis sellisest programmist nagu HelpPoint ja meie soov on nüüd viia see HelpPointi programm meie tiimist täiesti uuele tasemele.
et kõigil oleks võimalik, kes soovivad nii-öelda siis see läbi teha ja pärast, kes soovib ka siis hakata ise mentorlust jagama. Mentordama, jah, jah. et No see on see asja mõte. jah, et just läbi selle kasvatada tegelikult uusi liidreid, sest inimesed tegelikult otsivad seda võimalust, aga nad ei tea. Ja noh, meil on nüüd olemas mõtted ja tööriistad, kuidas me saaks seda tegelikult nii-öelda suuremale massile anda, aga sellest me räägime natuke hiljem, et missugused mõtted meil on ju. aga võib-olla sa hästi lühidalt siis räägid, et mis see HelpPoint on või et mis ta ei ole? Ja HelpPoint ei ole dieet päris kindlasti, et see esimene asi, mida võiks muidugi, millele võiks mõelda, et ta ei ole dieet, on terviseprogramm, et 3 niisugust märksõna: liigu, näksi ja söö, eks ole. Et liikumine võiks ju käia igasuguse dieediga koos, eks ole, et loogiline, et dieedi juurde soovitatakse ka tavaliselt liikuda, kui inimesele soovitatakse mingit dieeti või ta alustab, et enamus püüab natuke rohkem liikuda, aga siin on mõte selles, et tingimata tuleb näksida ja tingimata tuleb süüa. Ja erinevalt kõikidest dieetidest, kui nii palju, kui mina olen kuulnud, siis dieetidega kaasneb näljatunne ja inimesed kannatavad, siis HelpPointi pluss on see, et nälg on nagu kõige suurem vaenlane, sellepärast et nälga sa ei tohi selle jooksul tunda. Ja hästi kiiresti me detailidesse ei lähe. Need inimesed, kes on nüüd teinud HelpPointi ja kes on läbinud selle juba ja teevad korduvalt, et küsida, ühesõnaga, kui tekib küsimusi, loomulikult neid küsimusi alati küsige. Aga et need juba oskavad ise seda programmi läbida, aga et mõned asjad lähevad meelest ära, alati võime arutada. Nüüd, kes ei ole seda veel teinud, aga tahab hakata tegema, siis lepime niimoodi kokku, et ega te ilma meieta seda HelpPointi, seda ligipääsu sellele programmile nagunii ei saa. Aga et kes on nüüd uus ja tahab seda hakata tegema, siis on kindlasti, me lepime kokku täiesti individuaalse nii-öelda selle startimise konsultatsioonid, et saaks, sest kõige olulisem on teha asja õigesti. Et see kindlasti oleks õigesti, et endale garanteerida tulemus ja see tulemus mitte ainult siis nende tervisenäitajate näol ja võib-olla kellel siis alanenud kehakaalu näol, vaid ka selle näol, et läbi enda muutumise tõmbame teisi inimesi. Et meie muutused, inimesed panevad tähele, kui meie muutume ja enamasti terved ja tahetakse ikkagi olla. Väga, kui suur protsent see oli, see ülekaalulise protsent, kaalulisuse protsent? 75% vist. Et see on meeletult suur, see ülekaaluline. See oli Ameerikas. Ja, aga meil on see ka tõusutrendis kogu aeg. Et meil on ka McDonald's. Ja et inimesed märkavad muutusi meis ja et esimene asi, mis tekib kindlasti, on energiataseme tõus ja siis hakkavad juba välimuse muutused ka toimuma. Kuidas see oli öeldud, et Ameerika kõige populaarsem aedvili? Aed või juurvili. Aed või juurvili, mis te arvate, mis on? Pakub. Tomat. No, tomat on number 2. Number 2. Ja läbi siis sellise väga huvitava. Hamburgerisalat pole paha, aga kahjuks ta ei kvalifitseeru. Aedvili või juurvili number esimesel kohal ja kõige populaarsem on friikartulid. Ja teisel kohal kõige populaarsem aedviljatoode, just Kaisa ütleb jummel, aedviljatoode on tegelikult tomatiketšup, mis on ju silmini suhkrut täis. Nii et nii on ja ega mul tuli meelde, et kunagi siin mõned aastad tagasi keegi mu tuttavatest ütles, et issand, ta laps nii hullult armastab ketšupit, et paneb pannkookide peale ka. Ja kui ma nüüd selle teadlikkusega, mis mul läbi HelpPointi on tulnud,
mõtlen, et issand, küll see on õudne, et ketšupit meil näiteks pole külmkapis ketšupit üldse. Meil polegi kodus ketšupit. ma ei mäleta, millal see viimati oli. Ei mäleta. See oli siis, kui linnas elasime. Võib-olla, see on varsti 10 aastat tagasi, meil ei ole olnud üldse ketšupit kodus. Vot niimoodi. Aga me ei kannata selle käes sugugi, et meil ei ole raske elada ilma ketšupita. Aga tuleme selle HelpPointi programmi juurde siis uuesti tagasi, et ma lühidalt ütlen ära, et millest see lihtsalt koosneb. Et ta koosneb siis hästi oluline, on ettevalmistuse periood. Ta koosneb erinevatest perioodidest ja hästi oluline on ettevalmistusperiood. Ja see tähendab seda, et esimene asi tuleb tegeleda oma peas. Meil on ju kõik peas kinni, oma peas selle miksiga. Miks ma tahan seda teha? Et ei ole lihtsalt miks, ma tahan lihtsalt kaalu alandada. Et ma tahan lihtsalt kaalu alandada, et loomulikult see võib olla eesmärk, aga alati pane sinna taha, mõtesta enda jaoks lahti, miks ma seda kaalu alandada tahan. Mis on see mu eesmärk, mis minuga siis juhtub, mis on see minu eesmärk, miks ma tahan seda kaalu alandada. Või miks ma tahan energiat juurde. Või miks mul on energiat juurde. Või miks on mul raha vaja. et miks ma tahan seda teha, kõik oma emotsionaalsed põhjused, sest et kui põhjus on enda jaoks emotsionaalne, mitte lihtsalt nagu külma kõhuga panen kirja, et tahan 5 kilo alla saada, mis on ka hea eesmärk, kui mul need 5 kilo üle on, eks ole, aga just miks ma tahan need, kuidas ma tahan siis ennast tunda. Ja mis siis, tasub ka nii mõelda, et aga mis siis nagu juhtub või kuidas ma siis ennast tunnen, kui ma seda ei saavuta. Või mis mul jääb tegemata või mis tunne mul siis on, kui ma seda ei saavuta. Ja mis tunne mul on siis, kui ma selle saavutan. Eks? Nii et see emotsionaalne põhjus ja siis see muu ettevalmistus, et selle individuaalse konsultatsiooni käigus me paneme paika, mis on need toidud, mis mul peavad kapis olema ja ettevalmistuse käigus ma peaksin oma kodust nii-öelda eemaldama, et mul ei tekiks enne ära sööma ja enne peab võtma piisavalt aega, et ma jõuan ära süüa kõik need asjad, mis programmi jaoks ei sobi, et nad ei häiriks mind ja et ma saaksin rahulikult keskenduda. Siis ettevalmistusperioodi juurde käib see, et just, et ma panen kõik valmis, et mul on umbes nädala jagu valmis neid toiduaineid, mida mul selle programmi tegemiseks vaja on. Mida paremini ma olen ette valmistatud, seda kergem on mul seda programmi jälgida, eks. Ja et see on väga oluline periood, et elu on näidanud, et need, kes ütlevad, et ma hakkan pihta uljalt, eks ju, et küll ma käigu pealt vaatan ja küll ma käigu pealt loen ja küll ma käigu pealt tutvun, sest need inimesed reeglina ei tee seda lõpuni ja nad ei saa oma tulemusi. Ja kes on nagu kõige paremini samm-sammult kõike seda teinud õigesti, need on ka programmi edukalt läbinud ja ega see kaal ei tule siis niimoodi ka tagasi. Nii et see on ikkagi mõtlemise muutmine, et see miks on väga-väga oluline. Kui mina alustasin tookord, kui see programm tuli, siis ma mäletan seda tunnet, kuidas mul oli väga-väga kindlad eesmärgid, miks ma tahtsin ja üks nendest põhjustest oli ju see, et ma lihtsalt tahtsin teada, kuidas see töötab, et ta läbi teha, et ma teaksin, mida ma inimestele pakun ja mida see inimesele annab ja mida ma siis tunnen kõikide nende erinevate perioodide vältel. Nii et ettevalmistusperiood. Siis kogu selle programmi, et kuidas ta töötab, et ta on iseenesest väga lihtne, aga see teadus ja see teadus selle taga, mille põhjal ta kokku pandud, see tegelikult on ülimalt keeruline. Aga neid kõiki keerukusi me ei pea üldse teadma. Et põhimõtteliselt on kehal 2 energiaallikat, kus keha nagu energiat saab. Ta võtab seda kas süsivesikutest või rasvadest. Kõige kergem on kehal võtta energiat süsivesikutest ja eriti kerge on tal võtta energiat nendest kiiretest süsivesikutest ehk suhkrut sisaldavat, tärklist sisaldavatest asjadest, nendest kõikidest asjadest, mis panevad meid tegelikult paisuma, mis annavad meile, ühesõnaga meil tekib need magusaisud, mida rohkem seda söön, seda rohkem ma seda tahan ja kehal on hästi kerge sealt energiat võtta. Ja üks asi, mida HelpPoint teeb, on see, et me õpetame oma keha ümber võtma energiat rasvarakkudest, keharasvast. Ja jälle ma ei lähe siin üldse peensusteni või keerulisemaks,
aga kehal endal on olemas, meil kõigil on kehas olemas rasvapõletushormoon ja see programm käivitab selle hormooni, selle kehas juba meil olemasoleva hormooni. Nii et selle asemel, et minna siis süsivesikutest energiat võtma ja kuidas me selle saavutame, ongi see, et lisaks nendele kahele nii-öelda energiaallikale, rasvad ja süsivesikud, on meil kolmas makrotoitaine on ju valgud ehk proteiinid, aga valgud on keha ehitusmaterjal, eks ju, keha ehitab ju valgudest ennast. Ja kui me nüüd vähendame valkude tarbimist, siis keha läheb nii-öelda näljarežiimile, tal läheb lamp põlema ajus kohe see, et ahaa, millest ma ehitan, eks ju, ja ta hakkab talletama kõike, mis me talle anname. Nii et me vähendame süsivesikute tarbimist. Mitte ei jäta ära. Mitte ei jäta ära, eks ju. Ja et kõik toidugrupid on kaetud, mitte midagi ei ole, ükski toidugrupp ei ole välja jäetud. Aga selle süsivesikute vähendamisega siis kehal ei jää lihtsalt muud üle, ta läheb sinna rasvavarude kallale, ütleme väga lihtsalt. Ja loomulikult ega me rasva ei suurenda, rasvatoit. Ja miks on oluline siis, et ma tean, et on mingid ketodieedid, kus nagu nimetatakse ketodieediks, kus peab hästi rasvarikkaid toite sööma, et minu loogika, olles tuttav selle HealthPointi põhimõttega, minu loogikaga see ei lähe nagu mitte mingil viisil kuidagi kokku. Et ühesõnaga, tuleme perioodide juurde, faaside juurde, ettevalmistusperiood, siis on 3-päevane, maksimum 3-päevane, võib 1, võib 2, aga soovitav on teha 3-päevane nii-öelda käivitusperiood, kus me võtame, vot selleks perioodiks me võtame nüüd süsivesikud kehalt täiesti ära, sest ta ei saa muidu aru, et kuhu ta peab minema energia järele. On 3-päevane süsivesikute vaba periood ehk valgupäevade periood, mis siis viib siis keha dieetketoosi. Eks? Ja see ongi, dieetketoos ongi siis sisuliselt see, et keha pöördub siis rasvavarude poole oma energia saamiseks. Ja siis tuleb kaalulangetusperiood, kus meil on kindel menüüplaan, täpselt seda menüüplaani tuleb järgida ja väga olulised, et miks jällegi, et kõht ei tohi olla tühi, aga kogu aeg on nagu 3 põhieinet, hommik, lõuna, õhtu ja siis vahele käivad valgu vahepalad. Et kui palju ja kuidas see on jälle, et siis nii-öelda konsultatsiooni, isikliku konsultatsiooni käigus räägime selle kõik läbi, et vahepaladeks lihtsalt ei tohi süüa muud, kui sa tahad, et asi toimib, ei tohi süüa muud kui valku sisaldavad toiduained. Ja rasva me ütleme, et me ei võta rasva nagu täiesti ära, aga rasvaste toitude tarbimist piirame ka, sellepärast, et kui me võtame toiduga rasva tarbime, siis see toob kaasa selle, et kehal jälle tal on lihtsam võtta see energia sellest toidurasvast selle asemel, et võtta siis kuskilt puusa pealt või kust meil teda natuke palju on, et mitte anda kehale seda võimalust laisaks minna ja et ta läheks sinna meie keha rasvavarude kallale. Ja siis on nii-öelda see toitude lisamise periood ehk stabiliseerimise periood, kus me paneme siis juurde juba teatud veel lisatoidugrupid ja siis tuleb pikaajaline stabiliseerimine ehk keha õpetamine. Siis nii, et ühesõnaga tegelikult me saame keha õpetada ümber nii, et ta on ikkagi nagu elustiili muutus. Et mina ikka ütlen, et kui ma teen, see kestab kokku 6 nädalat, et kui ma teen selle 6-nädalase perioodi ära ja saan kõik oma tulemused nii, nagu ma tahan ja siis hakkan iga päev hamburgeri sööma, siis nii see ei lähe. Et sellisel juhul me ei saa lubada, et su kaal säilib. Aga kui sa jääd nende toitumispõhimõtete juurde, nad ei pea pärast olema enam nii nii täpsed nagu selle programmi läbimise perioodil. Aga kui sa põhimõtteliselt jääd nende juurde, siis ei lähe kehakaal ka käest ära mitte kunagi. Ja kes on teinud seda, te teate, et kui hea tunne see on, et isegi kui tuleb mingi paar kilo kuskilt juurde, sa tead kogu aeg,
et mul on see lahendus, ma tean, mida teha, mul ei ole seda muret, et appi paisun ja mis nüüd saab ja keegi ei oska mind aidata või millist dieeti võtta. Et see on väga-väga hea teada ja muidugi, et oleneb, kellel millised eesmärgid on, et kokku on see programm 6 nädalat, kui see ükskord läbi teha, siis ja sa ei ole saavutanud oma kehakaalu tulemust, näiteks kui sul on eesmärk saavutada noh, näiteks mingi kehakaalu number, siis võid kohe uuele ringile minna. Et seda võib järjest teha, kui õigesti teha, võib järjest teha täpselt nii palju kordi. No inimesed on siin 50 ja 60 kilo maha võtnud, et väga suurte ülekaaludega, et võid minna uuele ringile ja teha täpselt nii palju kordi, kuni sa saad oma soovitud tulemuse. Ja noh, muidugi tasub selles mõttes ka peeglist vaadata, et see kaalunumber, no ühesõnaga, ühesõnaga, et ma pean olema mitte isegi niivõrd see number, aga see enesetunne ja et see, et kas ma olen rahul, et kas ma ei räägi siin mingist enda kritiseerimisest, vaid see, et no me kõik tahame ennekõike ju endale meeldida, kas ma olen rahul, kas ma olen saanud visuaalselt selle tulemuse, nagu mõtlesin, et ma saan ja kas ma tunnen ennast nii palju paremini, et kas mu tervisenäitajad on läinud korda või ma peaksin veel ühe ringi tegema, eks ole. Aga see on ka kõik juba ka konsulteerimise küsimus, et just, et kuidas seda teha. Ja noh, nagu Talis ütles, et eesmärk on see, et ma teen ta ise läbi, ma tean, kuidas see käib ja siis ma tõmban inimesi ja ma oskan juba järgmisi inimesi juhendada. Ma tean, mul on need teadmised olemas ja ma oskan seda teha. Nii et vastunäidustatud ta ei ole tegelikult kellelegi peale podagra haigete ja no rasedad ei peaks tegema või peavad oma arstiga väga täpselt nõu pidama. Ja noh, kui inimesel on mingid suuremad tervisemured, siis ka tegelikult ju ikkagi alati soovitatakse, et räägi arstiga läbi, et vot selline asi, tasakaalustatud toitumise programm, aga et noh, kui sa ei ole päris kindel, siis igal juhul tasub oma arstiga läbi rääkida, aga rusikareegel on see, et ainult podagra haigetel on ta nagu vastunäidustatud, et muid vastunäidustusi ei ole. Ja etteruttavalt siis me jah, ütleme, et meil on plaan teha niimoodi, et alustada selle programmiga igal laupäeval. Ehk iga laupäev saab inimene alustada. Aga et kuidas see alustamine, et sellest me räägime juba natuke mõni teine kord. Aga võib-olla sellest programmist nüüd meil aeg jookseb, et me rohkem ei jõua eriti rääkida või sa tahtsid midagi? Ei, ma rohkem ei räägi selles mõttes, et need, kes on teinud, need teavad, eks ole, kui teil on küsimusi, siis küsige. Aga kes nüüd tahavad alustada, siis lepime kokku nii-öelda konsultatsiooni aja kas Zoomis või siis teeme Messengeri videokõnega, et siis kes tahab tegema hakata, et ma tean, Signega me leppisime juba kokku, et me räägime, aga et kes veel tahab seda tegema hakata, et kuidas see käib ja kindlasti, mis on, et programmi juurde ülioluline asi on, ma kirjutasin siit välja ka, on tegelikult, et ta on välja töötud, kuna keha saab ju koormuse, me muudame toitumist, et ilma Nutrilite'i vitamiinideta ei ole võimalik seda teha. Et esimene tingimus on see, et programmi üldse alustada, et peavad olema olemas Nutrilite'i vitamiinid ja baas nagu on see, et on kindlasti multivitamiin Tablix, omega 3 ja kiudained. Siis selleks, et oleks valgupaladega, et sinna juurde võiks olla valgupulber, jah? Ütlesin valgupulber. Valgupulber, Tablix ja omega juurde kiudained ja soovitav on rodiola veel. Ja selleks, et oma vahepaladega, et elu oleks lihtsam, siis on XS-il ju valgubatoonid. Nii et nende olemasolu lihtsalt teeb teil elu lihtsamaks, eks. Aga jälle täpselt räägime igaühega läbi, et
Et täpselt oleks see kirjas, aga kõige kergem on osta Foundational Trio, kus on olemas siis valgupulber, omega-3 ja issand, valgupulber, omega-3 ja tabliks. Proteiinipulber. Jah, proteiinipulber, valgupulber, jah, see taimne valgupulber on, et see tuleb odavam osta kui need tooted ühekaupa ja sinna juurde saab siis tellida kiudainet ja rodiola. Muide, rodiola kohta sain sellise huvitava info, et lisaks energiale ja sellele, mis rodiola annab, et rodiola mõjub väga hästi ka selles suhtes, kui sa tahad tselluliidist lahti saada. Et kuidagi ta aktiveerib neid rakke ja on väga-väga tõhus. Nii et see ka veel. Nii et alustamise esimene tingimus on vitamiinide olemasolu, siis saate programmi koodi. Programmi kood maksab 72 eurot ja siis juba individuaalne konsultatsioon, et kuidas me alustame. Nii et selline põhiinformatsioon. Aga läheme nüüd kiiresti veel mõningate selliste nii-öelda emotsioonavastuste peale. Et ma ei tea, kuidas teil sääskedega on, aga meil on see aasta eriti palju sääski. Nii et meid on kohe niimoodi õnnistatud. Miljardites. Ja eks te olete siis ka ise, et kui te ikkagi olete mõnest sääsest ammustada saanud, siis kui õigel ajal sinna midagi peale ei määri, siis... Ja mida sinna siis määrida? Ja siis kui hakkad nii-öelda siis kratsima, siis... Eriti esimeste sääskede punnid lähevad ikka väga põletikku, väga vastikuks. Aga mina avastasin Artistry Studio punnikreem, vistrikukreem, ideaalne. Kui kohe peale panna, mitte ühtegi punni ei tule. Et kohe tõsiselt ja lapselapsele panin peale ja ta nüüd juba ise küsib, kas sa paned punnikreemi mulle. Nii et soovitan soojalt, see võib kogu aeg kaasas olla väga hästi, et nagu sääsk sööb kohe peale ja ei tule mingid vastikud sügelevad punni. Et mul siin jala peal üks on, millele ei saanud ja teate, see läheb juba nädal aega ja lihtsalt ei kao ära ja kogu aeg sügeleb. Vot nii. Nii, ja siis sa tahtsid jagada ka seda, et... Jaga pilti. Talis jagab kohe ühte pilti ja siis ma kommenteerin. Mis te arvate, mis see on? Et mida ma reklaamin? Kohe, võtta kohe. Klaasi. Nii. Klaasi puhastajat. Nii. Kes veel pakub? Ma reklaamin tegelikult, mida see pilt, kuidas see pilt on tehtud, see on peegeldab, ühesõnaga peegeldus on meie siis induktsioon pliidi pealt. Pane uuesti tagasi. Induktsioon pliidi pealt. Ühesõnaga, see Talis paneb pildi uuesti. Ma kohe võtan selle. Üks hetk. Ja see on ma ütlen ausalt, see on minu viimase aja avastus, ma olen kogu aeg, ühesõnaga, et panin, ma ei hakka seletama, aga igal juhul see alumine pool on siis induktsioon pliidi tasapind ja üleval pool on siis see meie köögikapp ja aken, pane kinni. Nii et, ja ma avastasin alles hiljuti, ma olen kogu aeg selle lokiga puhastanud seda induktsioon pliiti ja siis pead ikka väga-väga mitu korda ja nüüd ma avastasin. Roheline köögipuhastusvahend, parim, et sellega läheb induktsioon pliit, see sile klaaspindlagu, ta läheb nagu niivõrd hästi puhtaks, et isegi kui väga rasvane, et mõni peab mitu korda tegema, aga ühesõnaga kordades kergem ja ei mingeid viirge, nagu te näete, et nagu lihtsalt peegelsile ja puhas on kõik. Nii, ja siis tahaks veel meelde tuletada, et me homme teeme, siis paljud on juba märganud seda, aga et homme me teeme tellimuse Ammi Poola lehelt, kus on siis niimoodi, et kui sa teatud arvu punktide eest tellid, vaata seda, kui suur see on, kas see on sulle jõukohane. Ma arvan, et see on igaühe jaoks jõukohane. Siis sa võid võita terve kastitäie, vot seda maitsvat jooki. Kes on seda joonud, see teab, kui maitsev see on.
nii et räägid selle naljaloo ka ära, et suvel pidi ju ladu kinni olema. jah, suvel pidi ladu kinni olema ja siis, kui ma kirjutasin sinna, et miks? et noh, seal oli nende nii-öelda kodulehel oli peal, et selle Rooma numbritega 6 ja 7 suletud, noh, siis saigi siin arutatud mõnede inimestega, et noh, 6 tähendab juunit ja 7 tähendab juulit ja järelikult juuni-juuli on suletud. Ja siis ma küsin nende käest, kuulge, et miks te juunis ja juulis suletud olete? 2 kuud. Nad ütlevad, kust te seda võtate? Ja siis ma saatsin neile pildi ja siis nad ütlesid, see on laupäev ja pühapäev. Et nemad tähistavad laupäeva pühapäeva niimoodi, et kui ma siin Leedus käisin, sain aru, et Leedus poodides on ka niimoodi uste peal. See on umbes samasugune nali, kui me sõitsime, kuhu Londonisse sõitsime ja siis sinna sõitsime 2,5 tundi ja tagasi tulime 4 tundi. See oli meie esimene reis väga ammu. Ja siis, kui mina helistasin sinna nii-öelda piletikassasse, küsin, kuulge, et siin on nüüd küll mingi eksitus, et sinna me sõidame 2,5 tundi ja tagasi tuleme 4 tundi, et kas me läheme ringi? Milles nagu küsimus on? Issa, ma kujutan ette. Tükk aega oli vaikust ja siis oli, kullakene, kas te ei tea, et ajavahe on? Et noh, selline. Et on olemas ajavahe, tegelikult ikkagi aga see oli väga ammu, nii et see oli väga ammu, ma olen nüüd parandanud ennast, et ma selliseid rumalaid küsimusi enam ainult mõnikord esitan Sillele sellise rumala küsimuse. Vaat nii. Aga nüüd, kui keegi veel hästi kiiresti jõuab oma mingit emotsiooni jagada, siis näed, Annela kohe nüüd jagab, siis jõuab küll 2. Ma räägin hästi kiiresti, koleeriku kiirusega räägin. Mul on käes 50+, mitte vanaduse vastu olev kreem, vaid väikese kaitsega. Palun kasutage, sest meil on üllatuslikult olnud suvi ja see sobib, mina panin ka lapsele täna, nii et kasutage seda kreemi, see on väga hea. Ja nahka peab kaitsma. Sille ütles mulle täna, et järgmine kolmapäev tuleb 26 kraadi Tartus. Ma ei tea, kust kohast see tuleb, aga no, kuskilt ta tuleb. Nii et jälgige siis meie seda lehte, sinna hakkab siis seda reklaami või seda infot tulema. Ja see, mis meil nagu plaanis on ja mida me kavandame, see on ülivinge. Tegelikult on see ülivinge, me ise oleme meeletult õhinas. Et me kasutasime muuseas tehisaru abi selleks, et seda genereerida. Aga see, kuhu me lõpuks välja jõudsime, see on täiesti, see on väga huvitav. Nii et igal juhul HealthPoint on iga ühele väga vajalik. Igaüks ise otsustab muidugi, kas ta tahab seda teha või mitte ja mina siis ootan uute startijate nii-öelda jah, et lepime kokku, kes ainult tahab, andke märku, lepime kokku ja hakkame pihta. Aga ilusat õhtut kõigile!